Igaüks meist, kes siin maailmas elab, püüab justkui teada saada oma elu mõtet, üldse oma eksistentsi mõtet. Ja loomulikult tekib küsimus, kuidas ma siia sattusin? Miks ma olen sellesse ajaloolisse protsessi sisse kirjutatud? Ja mis siis edasi saab? Ma astusin ülikooli ajaloo erialale. Ma õppisin ajalugu, peamiselt spetsialiseerusin, kuidas nüüd öelda, Rooma impeeriumi lagunemise ajaloole. See lagunemise periood on umbes 5. sajand ja see lõppes kõrgkeskaja sajanditega. Ehk siis 13., 14. sajand. See periood huvitas mind kõige rohkem ja lisaks see on ju omamoodi romantiline. Seal on rüütlid draakonid. Muidugi, kui palju sellest on päriselt tõsi, see on juba eraldi teema. Aga tol ajal, selles vanuses, see mind huvitas. Nii et teil on ajaloolase haridus, aga ometi kritiseerite te praegu tugevalt ametlikku ajalugu. Mis juhtus, miks nii? Mis sinuga juhtus? Lõppude lõpuks ametlikud ajaloolased ei kritiseeri ajalugu, aga teie olete nii-öelda teisele poolele üle läinud. Noh, kuidas ma seda ütlen? Ajaloos on palju probleeme, mida ajaloolased ei taha puudutada, mille üle arutada ei taha. Ma arvan, et see on seotud teatud süsteemiga, mis ehitati ajaloo enda peale. Siin. Nii nagu teaduses on ka siin teatud dogmad, mis on tuletatud. Ja teil pole mingil juhul õigust neid dogmasid kritiseerida. Sest muidugi, kui sa seda teed, lõpeb sinu karjäär ajaloolasena kohe. Siin. Ja loomulikult järgige selle ametliku ajaloo rada. Muidugi, kui aus olla, siis seal on palju arukat ja palju asju, mille inimesed on ise välja mõelnud ning palju on ka kirjutatud. Aga on ka väga palju elemente, mis lihtsalt ei klapi omavahel. Ajaloo sees on teatud teooriad, mida ei vaidlustata, nende vaidlustamine on keelatud. Ja kõik inimesed, kes hakkavad nendega vaidlema, visatakse kohe ajaloolaste seast välja. Ja noh, loomulikult neid ei avaldata. Siim. Aga muidugi on paljud neist küsimustest väga huvitavad. Ja kui te tahate nendega tegeleda, siis ametlikus ajaloos te nendega tegeleda ei saa, see on lihtsalt võimatu. Ma võin teile kõige selle kohta tuua suurepärase näite. Ta on kõigile teada. On olemas, oli või õigemini oli selline tähelepanuväärne ajaloolane Thor Heyerdahl. Ta oli populaarne nii Venemaal kui ka läänes, kirjutas palju raamatuid ja avastas väga palju sellist, mida traditsiooniline ajalugu ei suutnud avastada. Näiteks, kuidas asustati saared, lihavõttesaared ja teised Polüneesia saared Lõuna-Ameerika mandrilt. Ta tegi seda eksperimentaalsel teel. Samuti kontrollis ta teooriat Atlandi ookeani ületamisest papüruspaatidega ja tegi seda samuti sisuliselt ise. Ja üldiselt oli ta, nagu lemmik. Kuni selle hetkeni, mil ta ei esitanud teooriat, mida ta nimetas odinat otsides. Selles teoorias see ei olnud nagu raamat, vaid pigem kogumik küsimusi. Ta püüdis tõestada, et Skandinaavia tsivilisatsioon pärines Asovi merepiirkonnast, Mariupolist, Assovist, Rostovist Doni ääres. Just umbes sealt kandist. Ja kogu teadlaskond tormas talle kallale, sisuliselt põletati ta inimesena maha, tema tööd diskrediteeriti ja tänase päevani, ma kontrollisin seda üsna hiljuti, see teooria pole edasi arenenud. Keegi ei uuri seda ja isegi kardetakse seda puudutada. Aga teooria ise on väga huvitav. Ja just see eliitne hoiak, see mulle ei meeldi. Ja nagu ajalugu pole võimalik uurida, sest sa saad seda uurida ainult nendes suundades, kuhu sul lubatakse minna. Aga kui sa leiad midagi, mis ei sobi, siis lõigatakse sind kohe läbi ja kõik, sinu karjäär on läbi. See tähendab, et soovite ajaloos tasuta otsingut teha, kuid selgub, et tegevusvaldkond on üsna piiratud. See on piiratud, jah. Ja teate, see on juba, ma ütleksin, sotsiaalne probleem. Kelle poolt see piiratud on? Kes on üldse ajaloolased? Nagu inimesed. Tead, miks näiteks inimesest saab ajalooprofessor?
mis te arvate, kuidas teie meelest on? Tõenäoliselt armastab see inimene minevikku, teda huvitab, mis seal minevikus toimus ja seetõttu lähebki ta sellesse valdkonda. Noh, osaliselt küll. Aga üldiselt inimesed, kes see pole kõik, on ka suurepäraseid ajalooprofessoreid, on tõelisi eksperte, tõesti. Aga tervikuna on ajaloolased oma nii-öelda pealisehituses, selles bürokraatlikus ülesehituses, tervikuna infantiilne rahvas, sest kuidas seda nimetada? Igavesed õpilased. Need on inimesed, kes veetsid oma elu lasteaiast kooli, koolist ülikooli, seal said nad bakalaureuse-kraadi, magistrikraadi, said mõned tunnistused ja seejärel doktoritöö. Ja 40. eluaastates jõuavad nad tasemele, kus neist saavad professorid. Ja teate, see on muide väga huvitav vaadata professorite konverentse. Need inimesed, nad alati pomisevad midagi, ütlevad midagi, aha, mamm. Ja suur probleem ongi selles, et nad kogu aeg tsiteerivad kedagi. Ehk siis nad ei suuda rääkida vabalt enda nimel. Neil peavad kogu aeg olema tsitaadid. Ajaloo puhul on see, nagu igas teaduses, näiteks füüsikas, on seal Einstein. Seal Einstein ütles seda, Newton ütles teist. Ajalool on omad suurkujud. See on, ütleme, kroonika, näiteks seal Bede, Geoffrey Mamonski, Ammianus Marcellinus, Gildas. Eesti ajaloos on see Nestor, ajajooksullugu, mingid karamsinid ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis ajalooprofessorid lihtsalt ei avalda oma arvamust, nad tsiteerivad nagu teisi ja nii see lihtsalt ongi. Ma proovisin sellele vaadata filosoofilisest vaatenurgast. Ehk siis, mis siin halba on? Inimesed justkui töötavad, saavad palka, neil on kindlasti ka pered. Ehk kuidagi peab ju elatis teenima. Aga enamik neist inimestest, mulle tundub, et neile ei meeldi see, millega nad tegelevad. Nad tegelevad sellega lihtsalt sellepärast, et nad ei saa millegi muuga tegeleda. Ja justkui see ajalooline, bürokraatlik ülikoolisüsteem on nad teatud raamidesse surunud. Nii nad siis kirjutavad oma publikatsioone. Ajalugu, vaadake, ajalugu erineb natuke teadustest just publikatsioonide mõttes. Teaduses on ju kuidas? Seal tehakse ikkagi mingeid eksperimente, leitakse midagi, aga need on mingid pisiasjad. Näiteks elektron liigub 30 kraadi ühele poole või teisele ja sellest saab juba artikli kirjutada. Aga ajaloos, millest te seal kirjutate? Kõik need dokumendid on juba ammu üles leitud, tegelikult ei leia keegi midagi uut. Jah, vahel leitakse midagi, aga siis selgub, et see on võltsing. Nii et ajalooprofessorid, need selle valdkonna suurkujud, tegelevadki põhiliselt tõlkimisega. Võetakse vana tekst ja vaadatakse, millised tõlked juba olemas on, siis tõlgivad nad selle omal moel ümber ja ütlevad, teate, siin oli paar sõna valesti tõlgitud ja seetõttu on selle teksti tähendus natuke teistsugune. Aga teksti sisu ise ei muutu, lihtsalt sellised pisiasjad. Ja see pole huvitav, see on igav. Ja siin, polegi enam midagi öelda. See tähendab, et see süsteem on algusest peale nii üles ehitatud, et tegelikult polegi seal eriti millegagi tegeleda, kui aus olla. Kõik on juba kirjutatud, kõik on juba avalikustatud, kõik on juba riiulitele laotud. Jah. Ajaloos on palju teha, aga need on keelatud teemad. Ja nagu ma ütlesin, ma tõin näiteks Turkheiertahli. Kui sa sinna lähed, siis oled sa välistatud. On ka teisi näiteid. Näiteks kõige tuntum alternatiivajaloolane Põhja-Ameerikas on Graham Hancock. Täpselt sama lugu. See tähendab, et inimesel on oma teooriad, taaskord oma tõlgendused ajaloost ja teda, kõik arheoloogid ja ajaloolased kritiseerivad pidevalt. Ehk siis, et ta on rumal, ta on rassist, see on muide Ameerikas üsna levinud. Kui sa nimetad kedagi rassistiks, võib ka sinu karjäär sellega lõppeda. See tähendab, et tal on seal teooria, et Lõuna-Ameerikat ei rajanud indiaanlased, vaid võib-olla keegi purjetas sinna, aga ta ütleb kohe, sa oled rassist, sest sa võtad indiaanlastelt justkui õigused nende leiukohtadele ja saavutustele. See ongi. Ja see on kõik. Umbes nii see kõik käibki.
Jällegi, näiteid on väga palju. Ma olen ka oma isiklikus kogemuses sellega kokku puutunud. Küll sellisel väga väikesel kujul. Mind huvitas kunagi see teema nende maa-aluste, teate küll, maa-alused linnad seal, kus see ongi, Türgis. Seal on nad on nagu sipelgapesad, ehk siis maa all. Ja ega keegi täpselt ei tea, mis see on. Ametlik ajalugu ütleb, et need linnad ehitati selleks, et inimesed saaksid sinna peitu minna. Näiteks kui vaenlase armee tuleb, siis nad näevad seda ja kohe hopsti peidavad end maa-alusesse linna, lükkavad uksed kinni ja see on kõik, ma arvan. Suurepärane. Ma olen vaenlase kohal, lähen ventilatsiooniavade juurde, viskan sinna põlevat õlge, midagi veel, jah, ja nad hakkavad maa alt välja roomama. Lihtsalt sõjaväelisest vaatenurgast on see täielik rumalus. See tähendab, et sa ei saa peitu pugeda. See on täielik jama. Jah, tead, sa ei pea sinna isegi ülekõrt voopima. Kuigi nii tehes läheb ilmselt kiiremini. Lõppude lõpuks on lihtsalt võimalik kõik need käigud blokaadi alla viia ja mõelge ise näiteks, keegi istub maa all, kui kaua seal on? 5000 inimest, eks? Jah. See tähendab, et kõik need inimesed vajavad toitu. Kõik need inimesed, ka nemad peavad leidma koha, kus toime tulla. Keegi jäi haigeks, saate aru, eks? See tähendab, et paari päeva pärast upuvad need inimesed, kes istuvad maa all nendes linnades, kus praktiliselt väljapääsu pole, lihtsalt omaenda jama sisse. Siin ja infektsioonid algavad kohe. Nojah, see on jama. See tähendab, et loogilisest vaatenurgast vaadatuna pole sellel mingit alust. Ja üldiselt on selliseid foorumeid olemas. Seal on ajalooprofessorid, seal on arheoloogid ja nad arutavad neid teemasid. See teema kerkis üles, ma sattusin sinna kuidagi, hakkasin kommenteerima ja põhimõtteliselt ütlesin seda, millest me just rääkisime, et siin nagu miski ei klappi. Need linnad olid ilmselt mõeldud millekski muuks. Ja teate, seal olid vastused päris karmid. Ja ma ütlesin näiteks, kujutame ette, et need inimesed tulevad sisse, kui palju toitu nad saavad endaga kaasa võtta. Ja vesi. Ja kohe on mingisugune ja vesi, jah. Ja kohe ütles mingi arheoloogiaprofessor mulle, et tead, ajaloos ei saa kunagi ette kujutada. Nojah, siin pole mingit arutelu. Ehk siis inimesed lihtsalt ei taha vaadata elementaarset loogikat, elementaarseid fakte ega taha neid isegi arutada. See on lihtsalt väike näide. Aga just selline olukord valitsebki ajaloolaste, ütleme kogukonnas. Ja mis sa ära teed? Nii see lihtsalt ongi. Kui te tahate ajalugu uurida, seal, kus see küsimus meid huvitab, siis akadeemilistes ringkondades ei õnnestu seda eriti teha. Tuleb välja, et ajalugu on väga rangelt reglementeeritud. On olemas teatud seisukohad, dogmad, mida ei tohi vaidlustada ja mida peab järgima. Seega üldiselt see hoone, see teaduse ajaloosüsteemne hoone ehitati juba, ilmselt kuskil 19. Sajandi lõpus 20. Sajandi alguses ja sellest ajast peale pole see muutunud. Jah! Ma olin lihtsalt uudishimulik. Näiteks mul on üks dokument, ma ei mäleta, mida ma vaatasin. Ma arvan, et ma vaatasin. Esimese asjana vaatasin Hippopüha Augustinuse teoseid. See on see, kes kirjutas oma kuulsa teose Jumala linn. Sõin. Ja ilmutus. Ja mind huvitas, millised on vanimad mehe, käsikirjad, mis meil on. Sest ta kirjutas, ütleme nii, et ajalooliselt ametlikult elas see inimene 5. sajandil. Siin. Kas meil on 5. sajandist mingeid dokumente alles? Selgus, et nad ei jäänudki. See tähendab, seal on dokumente, need pärinevad, teate küll, 13. sajandist. Suurepärane. Ja millal need dokumendid leiti? Siin on need dateeritud 13. sajandisse. Ja millal need leiti? Ja selgub, et enamik neist ajaloolistest kronoloogiatest leiti 19. sajandi keskpaigast, nagu te õigesti märkisite. See tähendab, et lugu ja avastus on alati samad.
see tähendab, et mingis raamatukogus Konstantinoopolis või Prantsusmaal või Hispaanias või Itaalias, keegi kaevas arhiivis ja leidis peaaegu mingi vana kloostri käsikirja. Ja nii see ongi lugu, lugege seda. Sama lugu on ajalooliste, vanade kaartidega. Ehk siis on olemas kaardid, need on kindlale kuupäevale dateeritud. Aga millal need siis leiti? See oli kuskil 19. sajandi keskpaigas. Aga jällegi mitte kõik. On olemas ka dokumente, mis on muidugi vanemad. Aga mis siis on järeldus? Et meil ei ole selgeid ja veenvaid tõendeid selle loo tõesuse kohta, mida meil räägitakse. Siin on ajalooga selline asi. Ajalugu kui sellist ei ole olemas. On olemas ajaloo tõlgendus. Miks ajalugu ei ole olemas? Sest meie ei olnud seal kohal. Ehk siis me ei tea, mis tegelikult juhtus. On olemas teatud tõlgendus. Ja ametlike ajaloolaste tõlgendus põhineb, teatud teooriatel, mille nad on välja töötanud. Aga näiteks alternatiivsete ajaloolaste puhul põhineb see teistsugusel tõlgendusel. Nii tekibki selline võitlus ajaloo tõlgenduste vahel. Mis tegelikult toimus? Jällegi meid ei olnud seal, me ei saa täpselt teada. Siin. Ja kes näiteks saab, on see, kes väidab, et see oli täpselt nii. Muidugi sellel inimesel peab olema ajamasin, sest vastavalt asjadele, mis meil praegu on seda väga raske kindlaks teha, ja. See ongi kogu mõte, sest ajaloolased ütlevad, et see nii oli. Ja me teame kindlalt, et see nii oli. Ja ajaloopikutes on kirjas, et ärge kahtlege selles, nii me teile kirjutasimegi, nii see oli. Aga see on vaid üks versioon. Ja kus on teised versioonid? Miks sa pead ainult ühte versiooni õigeks? Ja nagu te õigesti märkisite, ajalugu muutub pidevalt. See tähendab, et me nägime seda Vene impeeriumi lagunemise ajal. Seal loodi Nõukogude Liit, kirjutati ajalugu ümber, siis lagunes Nõukogude Liit ja jälle kirjutati ajalugu ümber. Praegu kirjutatakse seda jälle ümber. Mingid ajaloolised andmed muutuvad meil Venemaal lausa iga 10 aasta tagant. Ajaloo jälgimine on üldse väga lahe teadus. Ma soovitaksin kõigile sellega tegeleda, aga ma soovitaksin kasutada natuke teistsugust meetodit kui seda, mida õpetatakse ülikoolis, nimelt meetodit. Ärge kunagi tegelege seal mingi vana Kreeka või Roomaga. See on väga kaugel ja pole teada, kas see üldse tõsi on. Õpi ajalugu koha peal. See tähendab, et igal linnal on oma ajalugu, omad vanad hooned, omad monumendid, omad muuseumid, omad geoloogilised kaardid. Ja siit nendest kohtadest, lisaks oled sa juba koha peal, saad nendest kohtadest palju infot ammutada. Siin kombineeri see näiteks loogikaga, lihtsalt terve mõistusega. Ja pidage alati meeles, et inimesed pole nii-öelda tegelikult muutunud. Inimeste motivatsioon oli praegu sama, mis siis. Ja avastad enda jaoks palju ning arvan, et rikastad ajalugu. Jällegi, olukord ajalooga on praegu just selline, nagu meil on. Aga ma arvan, et kui tekib kriitiline mass inimesi, kes ütlevad, et piisab, kõik pannakse avalikkuse ette, midagi on siin valesti, siis ametlik ajalugu hakkab ka, ütleme nii, muutuma. Võib-olla mitte täielikult, aga siiski. See on lihtsalt minu soovitus, ja nii ongi.